Tere keskpäeva. Valitsusistung on täna lõppenud ja pressikonverentsil on peaminister Kaja Kallas, välisminister Margus Tsahkna ja siseminister Lauri Läänemets. Ja palun, peaminister. Tere päevast, et tõepoolest juba juuli on peale hakanud, et suvi täies hoos. Eelmisel nädalal toimus siis Euroopa Liidu ülemkogu, kus siis ka Eesti jaoks oluline otsus tehti, et saate must lahti. Aga jälle ära tee nalja muidugi on põhiline. Aga jah, et tegelikult see on suur asi ka Eesti jaoks, et meid niimoodi hinnatakse. Aga seni olen jätkuvalt Eesti Vabariigi peaminister ja täidan neid ülesandeid siis südame ja hoolega kuni siis uue valitsuse moodustamiseni. Aga mis meil on siis veel ees tulemas? Järgmine nädal on NATO tippkohtumine, kus siis tähistatakse ka NATO 75. aastapäeva, see toimub Washingtonis ja me kiitsime tänasel valitsuse istungil ka heaks seisukohad, millega me lähme siis NATO tippkohtumisele. Ja Eesti jaoks on kõige prioriteetsemad 4 teemat. Esiteks Ukraina, ehk siis Ukrainat puudutavad otsused Washingtonis peavad aitama kindlustada Ukraina võitu ja ka seda, et Ukraina liigub NATO liikmelisuse poole. Selge on see, et Ukraina vajab võiduks siis NATO pikaajalist sõjalist abi ja loodame tippkohtumisel ka vastu võtta siis tugeva liitlaste toetuspaketi Ukrainale. Samuti peame tippkohtumisel sõnade tegudega kinnitama, et Ukraina teekond NATOsse on pöördumatu. Nii teiseks suur teema on loomulikult Venemaa. Eesti jaoks on oluline jätkuv Vene ohu hoidmine NATO prioriteetide keskmeks. Me peame vajalikuks siis pikaajalise NATO Venemaa poliitika kujundamist just nende agressiivsete eesmärkide ja tegevuste siis ärahoidmiseks ja tõrjumiseks. Kolmandaks on NATO enda kaitse- ja heidutushoiak, et me peame aktiivselt, kõik liitlased peavad tegelema siis selle kaitse tugevdamisega, see tähendab muuhulgas ka investeeringuid kaitseplaanide jaoks vaja minevate vägede võimete arendamisse, ka laskemoona hankimisse. Ja 4. on siis kaitsekulud. On hea meel tõdeda, et liitlased võtavad kaitsesse investeerimist üha tõsisemalt, näiteks 2024. aastal peaksid siis 23 liitlast jõudma selle 2% piirimaile, mis siis sisemajanduse kogutoodangust kaitsele kulutatakse ja kui 2014 ehk siis 10 aastat tagasi, kui see kaitse selline lubadus vastu võeti, siis ainult 3 riiki kulutasid üle 2%. No selge on see, et me elame uues julgeoleku reaalsuses ja see 2% ei ole kuidagi piisav, vajalik oleks 2,5% või isegi 3%, et likvideerida need võime puudujäägid ja rahastada ka NATO kaitseplaane. Nii et me peame kindlasti alustama NATOs ka arutelusid kaitsekulude tõstmiseks. Ja siht on siis jõuda kokkuleppele järgmisel NATO tippkohtumisel, mis toimub siis Haagis. Veel valitsuse otsustest tegime siis 12 otsust. Oluline võib-olla paar asja, mis välja tuua. Kõigepealt kiitsime heaks eelnõu, millega muudetakse relvaseadust ja sellest tulenevalt ka teisi seadusi. Selle eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsetööstust ja konkurentsivõimet, eeskätt siis relva ja laskemoona tootmises. Samuti luua võimalus siis liitlastele ja koostööd tegevate riikide ettevõtjatele ka panustada Eesti kaitsetööstusesse. Kui see muudatus jõustub, siis võivad edaspidi Eestis sõjarelvade laskemoona veoteenust osutada ka ettevõtted, kellel on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja antud sõjarelvade laskemoona vedamise luba. Ja samuti luuakse siis sõjarelvade laskemoona lahingumoonaga seotud mõistete selgus, ehk siis kriminaalmenetluse seadustikku täiendatakse uue kriminaalmenetlust välistava alusega.
Ja see on selleks, et täita õiguslünk, mis praegu seaduses on ja vähendada siis käibes ja ebaseaduslikus valduses olevate relvade hulka. Kiitsime heaks ka eelnõu, millega muutuvad ravimiseadus ja tervishoiuteenuste korraldamise seadus. Sellega viime siis riigi tervishoiuvaru moodustamise haldamise Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vastutusele. Seni on tervishoiuvarude korraldamine olnud Terviseameti ülesanne, aga kui amet ei tegele igapäevaselt ei ravitööga ega hulgimüügiga, mis tõttu neil puuduvad kanalid aeguva varu realiseerimiseks ja haldamiseks, selline võimalus on piirkondlikel haiglatel, kes oma igapäevases töös sellega sisuliselt tegelevad. Riigi tervishoiuvaru aitab tagada ravimite ja meditsiiniseadmete olemasolu tervishoiu toimepidevust ohustavas olukorras, näiteks hädaolukorras, eriolukorras, sõjaseisukorras, kui haiglate ja kiirabibrigaadide pidajate tegevusvarud on ammendunud. Samuti andsime siis volituse majanduse infotehnoloogia ministrile märkida aktsiaselts SmartCapi juurde loodava kaitsetööstusfondi osakuid summas 50 miljonit eurot. Kui te mäletate, siis selle otsuse me tegime siis juba varasemalt ära. See fond hakkab investeerima siis otse erafondide kaudu kaitsetööstusesse ja ka kahese kasutusega tehnoloogiaid arendavatesse ettevõtetesse. See on oluline samm edasi Eesti julgeoleku tugevdamisel. Samuti aitab see elavdada Eesti majandust, sest meil on väga kõrgelt arenenud tehnoloogiasektor. Nad soovivad sellesse sektorisse ka kaitsetööstusesse panustada ja selle fondi toel saavad siis Eesti kaitsetööstuse ettevõtted võimaluse arendada ja turule tuua ka innovaatilisi tooteid. Nii et kindlasti tähendab see lisaks kaitsetööstuse arendamisele ja julgeoleku tugevdamisele ka seda, et luuakse rohkem kõrge lisandväärtusega töökohti ja ka Eesti juba praegu silmapaistev tehnoloogiasektor areneb veelgi edasi. Nii, aga kuivõrd tõesti meil ennem oli siin juttu, et mul on tõenäoliselt viimane pressikonverents, siis ma teen ka mõned kokkuvõtted, kuivõrd rohkem mul seda võimalust ei ole. Tänase seisuga olen olnud peaminister siis 1255 päeva, nii et kuskil 10 päeva on ilmselt veel minna ja tegelikult eks sellega on vist nii, et ega see amet ei ole kuidagi meelakkumine, aga samas ma arvan, et keegi siit majast ikkagi suure rõõmuga nii-öelda ära ei lähe, et ikkagi kurb on ka. Aga et ja ilmselt on ka eelkäijatel olnud samamoodi sellised tunded ja ka need pressikonverentsid, et neid nüüd olema minul ei saa, et küll ma hakkan ka neist tulevikus puudust tundma. Aga kui mõne sõnaga kokku võtta seda aega, siis mis kõigepealt meelde tuleb, on muidugi erinevad kriisid, et ametisse astusin 26. jaanuaril 2021, kus tegelikult COVID-i epideemia alles keris tuure üles ja oli üsna karm. Tulid edasi energiakriis, majanduskriis, sõda. Ja mõned nendest kriisidest, ka see COVID tundub tegelikult nii kaugel, aga mõned alles kestavad. Ja kuigi majandus näitab juba paranemise märke, Soome, Rootsi signaalid annavad lootust juba lähitulevikus ka olulisele paranemisele, siis see on olnud kindlasti pikk ja igas kriisis on alati nii ohte kui võimalusi. Nii et selles mõttes, eks me kõik oleme siin arenenud. Võib-olla kõige olulisemad tegemised minu peaministri oleku ajal konkurentsitult kõige olulisem on Eesti julgeoleku kindlustamine. Selle alla käib nii meie otsese kaitsevõimekuse oluline tõstmine kui ka energiajulgeoleku tagamine, eestikeelsele haridusele üleminek samamoodi.
meie kulutused riigikaitsele viimastel aastatel on olnud suuremad kui kunagi varem, üle 3% SKT-st. Meie kaitseplaanid on NATO-s saanud hoopis teise tähenduse, me oleme liikunud heidutushoiakult kaitsehoiakule. Laskemoon viimasel ajal päris armas teema ja viimase 2 aasta jooksul oleme me investeerinud rohkem laskemoona ostmisesse kui eelmised valitsused 30 aasta jooksul kokku. Ja need on sajad miljonid, millest me räägime, kusjuures peab arvestama ka seda, et laskemoonal on väga kulukad ladustamistingimused ja ka laskemoon aegub, mida tuleb uuesti asendada uuega. Lisaks sellele oleme olnud ühed aktiivsemad Ukraina toetajad nii sõnade kui ka eelkõige tegudega. See on tõstnud samuti meie enda julgeolekut. Energiakriis, energiajulgeolek muutusid tõsiselt aktuaalseteks siis 2021. aasta sügisel ja muidugi andis Venemaa siin sellele ka hoogu, kus energiatarnete piiramine oli üheks selliseks hübriidrelvaks ka Lääne-Euroopa vastu. Aga meil on olnud ettenägelikkust, et juba 8. aprillil 2021. aastal oleme siis andnud ka korraldused tuumaenergia töörühma töö alustamiseks ja kiirendamiseks. Ilmselt oleks tulnud seda teha ka varem, aga igal juhul selle aja jooksul oleme siis teinud ka täiendavaid otsuseid, et selleks ajaks, kui tuumajaama ei ole, on meil siis rohkem taastuvenergiat. Ja veel mõned märksõnad, mille üle olen uhke, mille võrra on järgmistel valitsustel lihtsam. Eesti otsustas peale 30 aastat siis üle minna eestikeelsele haridusele. See ei ole üksnes samm meie põhiseaduse preambula täitmiseks, vaid see on oluline samm ka julgeolekuks ja tulevikku vaadates. See protsess ei ole loomulikult lõpule viidud, seda tuleb edasi siis vaadata, et need otsused kõik ka praktikas realiseeruvad. Ka siis abieluvõrdsus, mida koos partneritega sai tehtud, on minu meelest oluline asi, et aastaid kestnud selline vingumine kooseluseaduse pooliku rakendamise üle sai nagu lõpu, et see teema ei ole enam absoluutselt teema ja inimesed saavad seda kasutada. Majandus on olnud meie murelaps viimased 3 aastat. Ja selge on see, et nii sõda kui ka probleemid Soomes ja Rootsis on neid meie muresid ja meie raskusi selles vallas võimendanud, aga eks meil õppida on selles kõigil, et me ei saa kuidagi Rootsi krooni kurssi kõrgemaks rääkida, aga midagi me saame siiski teha. Ettevõtjad saavad kindlasti vaadata seda, et kõiki mune ei panda nii-öelda ühte korvi. Me oleme ise valitsuse tasandil püüdnud teha kõik selleks, et ettevõtjatele uusi turge avada ja teiseks riik peab hoidma rahanduse korras, et me peame naasma selle poliitika juurde, mis valitses 2016. aastani, kus me headel aegadel kogume reserve selleks, et neid kriisi ajal oleks võimalik kasutada. Sest parafraseerides Oskar Lutsu, et kui mina Stenbocki majja jõudsin, olid reservid juba ära kasutatud. Esimene riigieelarve, mille me päranduseks saime, nägi ette 10% eelarve puudujääki ja tegelikult kõik olid vaid, kui seda eelarvet tehti. Aga õppetund tulevikuks, ma arvan, on see, et meil iganes näete poliitikuid jagamas katteta lubadusi või tegemas kingitusi, milleks neil raha ei ole, et siis kindlasti tõstke häält, küsige, sellepärast, et kokkuvõttes pärast nende otsuste tegemine on tunduvalt keerulisem ja kindlasti ajakirjanikud on ka selle riigi rahanduse nii-öelda väravavahid, et need asjad kõik oleksid korras.
aga omalt poolt me oleme püüdnud alates 2021. aastast selliseid samme teha, dubleerivaid tegevusi ära kaotada, riigireformiga edasi minna, et mitte asjatut kulutamist teha, aga kindlasti sellega tuleb minna ka edasi. Ja lõpetuseks ma tahan kindlasti tänada kõiki koalitsioonipartnereid, kes on olnud nii sotsiaaldemokraate, Eesti 200 kui ka Isamaad ja Keskerakonda, kellega mul oli au koos valitsuses olla. Meil kõigil on olnud nii paremaid kui halvemaid aegu, aga me kõik oleme tahtnud teha Eesti jaoks parimat ja ma arvan, et nendes hulludes oludes oleme me täiesti hästi hakkama saanud. Nii et igal juhul ärge siis kurja sõnaga liiga palju meenutage ja ilusat suve. Aitäh! Aitäh! Ja palun nüüd välisminister. Ja ma alustan ka mitte välispoliitikast, aga sinust, Kaja, et ei ole kurja sõna. Et sa oled väga värvikas ja väga otsekohene inimene, võin ma öelda. Ja ma kasutangi seda võimalust sind tänada sõna otseses mõttes. Ma olen olnud 3 valitsuses seni ja ma arvan, et see koostöö on olnud kõige otsekohesem. Sa oled kriiside peaminister, nagu sa ise ütlesid, ja kahjuks need kriisid jätkuvad, aga ma arvan, et Eesti on siit päris tugevalt läbi tulnud. Ja mitte ainult nüüd see valitsus, vaid ma räägin ka varasematest valitsustest. Et see nõuabki väga kõva isikuomadust. Et mina ei ole kunagi peaminister olnud, Lauri veel ka ei ole. Et seal üleval kindlasti on nagu väga üksi olla. Ja sa oled saanud vett ja vilet ja kriitikat ikkagi kohutaval kombel. Aga ühte ma sulle võin öelda, et kui vaadata kõikidega teiste peaministrite kohta, siis et sel hetkel, kui sa oled peaminister, siis sulle kindlasti tundub, et ainult kriitika on. Aga selle hetkel, kui see enam ei ole, siis tegelikult hakatakse siin meenutama nende tegude järgi, mis sa oled teinud ja neid on väga palju. Ja need on väga otsustavaid ja väga suuri ja põhimõttelisi muutusi ellutavad otsused. Ma ei hakka neid üles nimetama, sa ise puudutasid neid osasid. Teiseks, see, kuhu sa nüüd edasi lähed, et see kindlasti on tunnustus Eesti välispoliitikale. Siin on väga palju inimesi, aastakümneid, kes on ajanud seda sama liini. Lihtsalt me oleme olnud ajal õigel poolel, aga ilma su enda tööta, ilma su enda selge silmavaateta, ilma su enda selle julguseta öelda ka kõige suuremate riigi juhtidele otse, et mida me asjast arvame, ei oleks esiteks see välispoliitika olnud nii tugev. See jalajälg palju suurem, kui tegelikult Eesti on olnud seni välispoliitiliselt ja mul on olnud isiklikult ülimalt hea olla sinu välisminister. Et kui ikkagi ees sahk lükkab, et me oleme väga palju asju saanud tehtud ilma naljata. On need külmutatud varade teema, mida aasta tagasi keegi ei võtnud isegi jutule, sanktsioonid, mida iganes. Et tegelikult need on väga suured asjad. Ja nüüd sinust saab Euroopa välisminister, kuigi see ametinimetus on teine, kuna ma arvan, et ajalooliselt keeldusid kõik teised riigid selle nime panemisest, aga on ka öeldud, et mis seal siis ikka teha saab, et 27 riigi vahel on väga raske konsensust leida. Vastab tõele, ma olen aasta ja nüüd 2 kuud seda tööd seal näinud väga lähedalt, et ongi keeruline amet, aga üks on see, et kas suudetakse langetada konsensuse otsuseid, aga teine on see, et Euroopa kõrgem välisesindaja on Euroopa välispoliitiline eestkõneleja, kõneisik, kelle sõnad maksavad väga palju ja palun jätka seda tööd samamoodi nii palju, kui selles olukorras seal on võimalik, mis sa oled seni teinud ka välispoliitikas. Nüüd Eesti 200 esimehena ma tänan sind selle eest, et sa tegelikult täiesti uue erakonna, kellest praktiliselt kõik peale minu ja Liisa Pakosta olid esimest korda üldse poliitikas, esimest korda astusid üldse läbi üle Riigikogu läve, et sa meid tegelikult usaldasid, et sa kutsusid meid laua taha, et sa rääkisid meiega läbi täiesti võrdsetel positsioonidel ja oleme ausad, et me oleme sinuga palju piike murdnud, aga ma võin öelda erakonna esimehena seda, et sa oled ka väga palju meid hoidnud sõna otseses mõttes ja väga paljud sellised otsused käima pannud
mille tulemusi ma loodan, et me näeme mõnede aegade pärast, olgu need personaalsed riigid või kas või seesama eelarve revisjoni teemad. Aga minu jaoks oli ka väga tähtis see, et kui me jõudsime lõpuks koalitsiooni läbirääkimistel otsuseni, et me tegelikult teeme selle abielu võrdsuse täie mahuga ära. Et võib-olla see tundub täna selline mõttetu teema, aga tegelikult kogu ühiskonnana oli see tähtis hetk, kui me võtsime ühe olulise teema maha, on selge lahendus, kõik inimesed on Eestis võrdsed ja seda kiusulugu, eriti kriiside ajal, seda ei ole vaja. Ja see teene läheb sulle, Kaja, tõsiselt, sest et need selged lahendused on olnud sinu, ma arvan, edu, aga ka sinu komistuskivi. Et sa ise ütlesid ka, et nalja ei tohi teha, et sinu naljade ebatervislikust oleme me kõik siin kogenud, aga sealt taga on olnud tegelikult ju aus väljaütlemine, mis ei ole väga omane enamusele poliitikutele. Et ole hea ja hoia seda liini, ma ei pea seda sulle ütlema, sellepärast et see on su isikuomadus. Sa ütlesid, et sul on kurb meel, kindlasti on, sul on väga suured väljakutsed ees. Ma ei tea, mul on ka natuke kurb päriselt ka, sest üks aeg saab läbi, ajastu isegi võiks öelda, see ei olnud lihtsalt üks see valitsus, kus mul on võimalus osaleda, vaid ikkagi mitu valitsust, ma ei tea, mitu tuhat päeva sa ütlesid, et need on olnud siin. 255 pluss 10. No peaaegu 1000 päevi. Aga ma soovin sulle edu ja lihtsalt see ei ole mitte lihtsalt kiituse pärast, vaid ma mõtlen päriselt seda kõike. Et kiruda alati saab ja alati, kui keegi ütleb midagi kriitilist, siis see saab ka tähelepanu ja kui keegi ütleb midagi head, siis tavaliselt andke andeks väljenduse eest, aga poliitikutel juhtub seda siis, kui nad enam ei ole poliitikud või nad lahkuvad sellest elust, aga siis nad enam ei kuule seda. Nii et mul on hea meel, et ma saan sulle öelda siirad tänusõnad kõigi ees otse, et sa oled mu kõrval ja ma soovin edu sulle ja ära Eestit unusta. Ja ma arvan, et see ja kui näiteks siin hästi läheb, siis kohtume juba Brüsselis ja ma loodan, et sa annab mulle sõna. Borrelliga oli mõnikord nii, et sõna ei andnud. Ei, ta andis alati, aga lihtsalt aru ei saanud kuna. Et see on nii, et aitäh, et mis ma siin pikalt räägin. Aga natuke veel muudest teemadest ka, et täna valitsuses olid ka otsused, mis puudutavad siis välispoliitikat, et Eesti ja Botswana vahelise topelttulumaksustamise lepingu sõlmimine. Üks näide sellest, et me liigume nendes riikides investeeringute ja majandusliku koostöö suunas, mis meil ei ole võib-olla traditsioonilised partnerid. Teine oli see, et me otsustasime siis alustada Eesti kandideerimist ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks perioodil 2026–2028. Ja see on päris oluline koht, kus just nimelt need väärtusteemad hoida fookuses. Väärtuspoliitika täna on palju rohkem praktilisem poliitika, kui me arvame. Olgu need laste õigused, olgu need isikuvabadused, sõnavabadused ja üks sisu teema, mille me oleme siia pannud juurde, mida ei ole väga käsitletud, on tegelikult laste olukord siis selles uues digimaailmas. Et see on üks teema, mida tegelikult vähe on käsitletud, aga me teame kõik lapsevanematena ka globaalselt, et see on täiesti uus maailm, kus väiksed inimesed peavad hakkama saama. Ja Eesti-Poola suhete tugevdamise tegevuskava tundub väga tavaline asi, et Eesti on Poolale väga lähedane riik, aga peame arvestama seda, et Poola on meie regiooni nii majandus- kui julgeoleku võti ja väga tähtis on siin see plaan paika panna. Nüüd veel, kui teid huvitab, mida mina teen, siis lendan Lätti reedel, seal on, nagu meil on see Paide arvamusfestival, siis seal on ka arvamusfestival, mis on Lampa arvamusfestival ja siis me anname üle ka traditsioonilise Eesti-Läti keele auhinna 15. korda. Eelmine aasta sai selle kontra, kes selle aasta saab, siis olge põnevusega ootel, saate homme õhtul teada. Nüüd NATO tippkohtumisest peaminister võttis meie seisukohad kokku, täna me ka kinnitasime. Mina kahjuks ei osale NATO tippkohtumisel järgmisel nädalal. Sellest ei juhtu midagi, sest et meie delegatsiooni juhib peaminister. Ja põhjus on see, et Eesti 200 esimehena pean ma läbirääkimisi siis uue koalitsiooni moodustamiseks ja järgmine nädal on planeeritud siis täiemõõduliste läbirääkimiste pidamiseks. Et lisaks siis peaministrile on seal ka kaitseminister Hanno Pevkur,
nii et Eesti on seal väga jõuliselt esindatud ja ma loodan, et need planeeritud otsused ja suunad, mis on NATO tippkohtumisele mõeldud, ka kõik vastu võetakse ja väga tähtis on tõesti ka see, et tähistatakse NATO 75. aastapäeva ja NATO on tugevam kui kunagi varem, tõsiselt. Siis käis eile siin Saudi Araabia välisminister, rääkisime väga paljudel teemadel, kahepoolne majanduskoostöö, see regioon on üldse majanduses kõige kiiremini arenev regioon ja meie ettevõtetel on suur huvi ja ka vastupidi. Ja mis on tähtis nendes suhetes ka, et kui siin on olnud süüdistusi, et need Saudi Araabia ja need riigid siin kuidagi suhtlevad ka Venemaaga, siis nad on selgelt, vähemalt Saudi Araabia on Ukraina toetamisel kõvasti väljas humanitaarabi korras ja meie ülesanne ongi suhelda ka nende riikidega, kes ei ole oma lõplikke otsuseid võib-olla langetanud või on kuskil seal vahendaja rollis, et me väga pikalt rääkisime Venemaast, Ukrainast ja mis on ühine, meid kõiki ühendab, on tegelikult territoriaalne terviklikkuse küsimus ja kõik need väärtuspoliitikad, mis meile on, nagu president Meri ütles, päikeseriigi tuumarelvaks. Ja reedel on siin ka Jordaania välisminister, kindlasti see pakub teile väga suurt huvi. Ma arvan, et võtke ühendust ja mulle öeldi, et ma ei tohi rohkem rääkida. Aitäh! Sa tead küll, Margus, et pika jutu kohta mida öeldakse, on küll ja kindlasti on. Aga suur tänu sulle ja järgmisena palun siseminister. Jah, aitäh! Ma proovin siis aja tagasi teha. Lugupeetavad, et täna valitsuse kabineti siis me rääkisime varjumisnõuetest veel, et oli üks analüüs ministeeriumite vahel, mis tuli ära teha, ehk siis see puudutas 2 küsimust ja vastused on järgnevad. Et esimene on see, et tulevikus KredExi meetmete osa siis korteriühistute renoveerimisel saab olema ka nõuete täitmine siis varjumiskoha loomiseks, ehk korteriühistud, kes seda raha küsivad, peavad ka varjumiskoha omale siis hoonesse tegema ja teine pool oli keerulisem, puudutas siis neid väljastatud ehituslubasid, mis päris mitmesajale hoonele on juba väljastatud, et mis siis saab, et kas nemad peavad ehitama nüüd varjendi, nagu me soovime uute hoonete puhul või siis nad ei pea. Analüüsi tulemusena jõudsime sinnamaale, et varjendi ehitamise kohustust neile ei tule, aga on selge, et niipea kui hoone valmis saab, siis varjumiskoht sinna tuleb ikka teha. Ehk siis, ja mis muudatusi me siis plaanime, on see just neile arendajatele, et anda siis võimaluse, motiveeriva võimaluse, et kui soovitakse varjendit teha, mitte varjumiskohta, vaid varjendit sinna hoonesse, siis on võimalik teha neile mingisuguseid soodustusi selles mõttes, et näiteks, et mingid muudatusi nõuetes, mis puudutab parkimiskohti, mingid muudatusi, mis puudutab haljasala nõuded või midagi muud, ehk siis või piltlikult öeldes umbes, et saad 1 korruse rohkem hoonele peale ehitada, kui sa teed sellesse hoonesse ka varjendi ehk muudad siis nii-öelda oma ehitusprojekti, mis läheb ka kallimaks, aga arendajal võib-olla siis sealt on rahaliselt mõttekas seda teha ja loomulikult me kõik soovime, et need varjendid tuleks ja minu üleskutse ka, et kõik, kes praegu planeerivad või vähemalt ehitusload on väljastatud, et kui teil on võimalik siis neid varjendeid sinna planeerida, siis seda tuleks teha. Ma arvan, et see oleks väga hea ka müügiartikkel, et öelda, et selles hoones on oluliselt turvalisem elada kui mõnes teises, kus kohas seda varjendit ei ole. Nii. Ja sellega ma lõpetan siis valitsuse kabineti istungi osa. Aga pressikonverentsi mina siin lõpetada ei saa. Ma tahaks ka öelda Kajale aitäh, kuigi me oleme Margusega juba harjunud, et kui tema rääkima hakkab, temal neid ülevoolavaid sõnu nagu tuleb. Mitte ühtegi ülevoolavat sõna ei olnud. Mitte ühtegi. Mina arvad, see oli see ilus. Aga mina kahjuks nii hea oskusega ei ole, kui Margus on, aga mina tahan Kaja sulle ka aitäh öelda, et isiksuse omadustest mulle tundub, et me mõnes mõttes vahepeal oleme sarnased, et me pikka juttu ei meeldi meile rääkida otse ja konkreetselt. See tähendab, et kui ühel on konkreetne arvamus teisel, et siis sinna vahepeal sädemeid mahub, aga ilutulestik ongi alati väga tore asi. Et see on mõnus asi ja ma olen aru saanud, et Kaja, sul on üks hea omadus ka, et sa pikka viha ei pea.
et see on ka üks ilus asi ja ma arvan riigi juhtimise juures see on väga oluline asi, et see võimaldab tegelikult pingevabalt neid asju võtta. Ja meil on ka väga meeldiv koostöö olnud, on ju, et sinu sõnu kasutades on see olnud üks vägev sõit koos selle ilutulestikuga ja kõigega. Ja ma mõtlen, et kui sa nüüd Euroopasse lähed, et siis sa oled täna, oled Eesti, seal oled Eesti, aga mõnes mõttes Eesti saab omale ühe vägeva partneri juurde tegelikult ja see on, ma arvan, väga suur asi, sest ma arvan, et väga vähe on maailmas, võib öelda, neid poliitikuid, kes on väärtusküsimustes, mis puudutab Venemaad ja julgeolekut ja meie väärtusküsimustes nii sirge seljaga. Nii et ma arvan, et me võime öelda, et Eesti on kindlasti sellest sammust rohkem kaitstud, nii et aitäh, edu sulle ja kuna sa veel ikka oled peaminister päris mitu nädalat, siis me veel saame rääkida neid lahkumissõnuga. Suur tänu ministritele. Nüüd palun küsimused. Öelge oma nimi, väljaanne ja kellele küsimus on suunatud ja alustab Rahvusringhääling. Aitäh! Madis Indre, olen Rahvusringhäälingust. Mul on küsimus välisminister Margus Tsahknale, et kui te selle Saudi Araabia välisministriga kohtusite, kas ta ka lubas, et Saudi Araabia rohkem ei tükelda ajakirjanike saatkondades? Ja siseminister Lauri Läänemetsale küsimus, et hiljuti ringles Eesti ja Saudi Araabia vahelise pikaajalise välislepingu eelnõu, kas siseministeerium selle sellisel kujul kooskõlastas ja kui ei, siis missuguseid parandusi te palusite teha? Aitäh! Me rääkisime inimõiguste teemadel küll, aga sinu küsimus oli selline, et millel ei olegi võimalik vastata, sest et nii, et seda inimõiguste teema ongi üks pidev teema, et ega Eesti suhetes ka Saudi Araabiaga kuidagi oma positsioone ei muuda. Ehk siis see on vastus sinu küsimusele. Ei küsinud selle ajakirjanike tükeldamise kohta? Ja aitäh, et siseministeerium oli küll tähelepanekuid. Leping pole veel valitsusse jõudnud, et tegelikult meil on nagu küsimus mitte nüüd lepingus, vaid küsimus kogu nii-öelda selles poliitikas selle regiooniga ja Saudi Araabiaga ka, et siseministeeriumi suurimad küsimused puudutavad seda, et meil ei ole seal piisavalt lepinguid ja kokkuleppeid selle riigiga, et kui peaks midagi juhtuma, et kuidas ja mismoodi me siis saame nii-öelda oma inimeste kaitse mõttes toimetada, et need küsimused vajavad lahendamist enne kui nende teemadega edasi lõpuni minna. Ja siis loomulikult selles regioonis on ka riike, kelle kaudu toimub terroristlik rahastamine või need rahad liiguvad terroristlikele režiimidele. See on ka nagu küsimus on, et mida Eesti peab vaatama, silmas pidama, et mismoodi me siis siin toimetama peaks või kas me saamegi siin toimetada, et see on ka väga oluline asi, mis nii-öelda Euroopa julgeolekut, Eesti julgeolekut puudutab. Väärtusküsimustes siseministeerium nii-öelda ametkonna tasandil kaasa pole rääkinud, et väärtusküsimused on poliitikute teha, aga need seisukohad meil veel pole valitsusest nii-öelda seda lõplikku arutelu saanud. Aitäh! Aitäh. Ja kui tohib, siis ma küsin kõigi käest ka konsultatsioonide kohta, ehk siis, et kas konsultatsioonidel, kui räägitakse sellest, kuidas riigieelarvesse tulusid saada, kas on läbi käinud ka mõte kaotada või vähendada tulumaksuvaba miinimumi ja kui, siis mida teie ja teie erakond nendest mõtetest arvab? Aitäh! Ma küsin ikkagi teilt erakonna nii-öelda seisukohtaga. No selles mõttes mina nendel konsultatsioonidel ei osale, aga need varasemad vaidlused on meil olnud ja jah, meie erakond on käinud välja ka selle idee, et tulumaksuvaba miinimumi vähendada, aga see ei ole saanud ka seda tuge sellel põhjusel, et siis just need, kes kõige vähem teenivad, saavad sellega nagu rohkem pihta, aga seda, et mis on praeguste konsultatsioonide seis, saavad rääkida partnerid.
Me ei ole ju detaili läinud, et kõik need läbirääkimised ju algavad, aga üks on selge, et mis puudutab maksukeskkonda, siis eesmärk on ju see, et kui me kokkuleppele jõuame, et siis me anname selle väga selge perspektiivi, mis selle loodava koalitsiooni ajal kuni aastani 2027 juhtub. Et millest me oleme rääkinud, milles suhtes mulle tundub, et on ühisosa saabumaas, on siis laiapindne kaitsemaks või kuidas iganes me teda nimetame. Millest see täpselt hakkab koosnema? Ta ei ole üks või teine maks ainult, vaid ta on kombinatsioon. Siis see nõuab väga tõsist arutelu, analüüsi ja see ei tule ju üleöö. Ja mida ma veel ikkagi meelde tuletan, et kõik maksuotsused Eestis tuleb teha nõndamoodi, et nende jõustamine on vähemalt siis 6 kuud ette teada. Aga mida ma ennustan, et kuigi Kaja läheb peaministri kohalt ära ja uus peaminister saabub, siis need numbrid on täpselt samasugused, et siin ei ole niimoodi, et nüüd on järsku saabunud kuskilt mingisugune ainult hea uudis, et need on karmid numbrid, mis meie eelarvest ette vaatavad ja majandusprognoosi numbrid ka. Uued tulevad ju siin augusti teises pooles. Nii et mis puudutab tulumaksuvaba miinimumi teemat, siis seda me ei ole üldse käsitlenud, aga ma olen nõus siin Kajaga, et me peame ju vaatama eelkõige seda, kuidas moodi vähem kindlustatud inimesed hakkama saavad ja see ongi see kaitseklausel, see piir, mis neid hoiab maksu koormuse eest. Ja kui tohib, et nii eelmine kui käesolev valitsus on seda tulumaksuvaba siis miinimumi tõstnud. See on väga oluline olnud, et väiksema palgaga inimesed ja ka osalt võib öelda, et osa keskmise palgaga või keskklassist nende tulud oleksid suuremad ja toimetulek parem inimestel. Kui me arutasime maksuküüru siis kaotamist, siis oli see selle osa, et üks on alampalga siis tõstmine ja teine on siis oli ka siis selle tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, et see ettepanek eeldaks siis seda, et me peaks selle maksuküüruga nagu tagasi pöörama, ma kujutan ette, sest lihtsalt ja puht pragmaatiliselt vaadates, jättes maailmavaated kõrvale, et tuleb vaadata ka, mis siis inimeste toimetulekut või kuidas ta seda puudutab, et oluliselt halvendaks. Aga on võimalik seda tõesti teha jõukamale osale inimestest, et ei pea tõesti need inimesed, kes võib-olla 4000 või 5000 eurot teenivad, et seal tulumaksuvaba miinimum sellises mahus tõesti, ma arvan, Aivar Sõerdil on õigus, et ei peaks olema nii suur, et seda me hea meelega oleme nõus arutama, kui see ettepanek lauale tuleb, aga me oleme veel kaugel sellistest nii detailsetest aruteludest. Aitäh. Kas keegi soovib veel küsida? Kui rohkem küsimusi pole, siis aitäh.